Aga ma tahan teile näidata seda, et kui lihtne on tegelikult seda kala menetleda, kui seda natukene harjutada ja kui teada, kus poolt kalale läheneda. Et miks ma seda alati nagu räägin ja näitan on see, et mina tahaks, et inimesed ostaksid kala, kas siis poest, turult või kalamehe käest rookimata. Alati ma soovitan seda, et ostke kala koos sisikonna ja kogu asjaga, et teda ise menetledes siis on tulemus kõige parem. Ja mina soovitan alati kalale läheneda mitte nii, nagu Eesti rahvas on harjunud, et siin on see kakaoauk on ju, et nuga siit sisse, kõhualune lõhki ja sealt siis soolikad välja lasta, et kalal ju kõige maitsvam osa on kõhu äär. Ja kui me selle kõhu ääre lõhki lõikame, siis laseme ju seda vastu lõikepinda kohe selle soolikate vahelise mahlamistelt välja jookseb ja värske kala on ju nagu käsn, ta tõmbab kõik endale sisse. Ja siis on see kõige parem maitse nagu rikutud, et sellepärast on hästi lihtne hea noaga kalale läheneda selja pealt, et siit selja uime tagant lükkame noa sisse, aga ta kaugemale ei lähe ju, kui see selgroog tal on. Ja kala lõikamisel nagu ei ole mõtet kunagi tarvitada jõudu. Kala on hästi pehme, nuga on ju hästi terav alati. Et nagu on vaja jõudu, nii on kuskilt midagi valesti läinud, nii hakkate mingit luud läbi lõikama, et siis mööda seda selgro äärt niimoodi tunnetades lõikame ühelt poolt ja teiselt poolt selle selgro pealt selle liha lahti, sabani ka, siis pöörame tavalisekese ringi ja teiselt poolt samamoodi, et leiame selle koha üles ja lõikame ta siit lahti ära. Ennem nagu soolikaid välja võtagi, eks. Et pärast saate nagu, ja siis hakkame siit vaikselt seda liha luuküljest lahti laskma, et saba poolt peale niimoodi poole sendi kaupa. Kui oleme sellest selgro osast mööda saanud, võib saba lahti lasta ja siit mööda ribisi täpselt samamoodi lihtsalt noa otsaga. Hästi vaikselt üldse mitte jõudu rakendades laseme kõik selle liha luude küljest lahti. Ja kuna need ribi otsad on pehmed, siis võib nad niimoodi lõpust läbi lõigata. Siin taga on sapp, et sellega tuleb olla ettevaatlik. Lõikame ta teistpidi ka. Samamoodi, et laseme siit selle saba otsa tal luust lahti ja siis jälle mööda ribi siit niimoodi noa ots teeb mõnusalt kõr, aga ei ole vaja üldse mingit jõudu, et siis me ei lähe nendest ribidest läbi ja selle asja üks positiivne külg on see, et kohe näete, me saame selle liha siit nii puhtalt kätte, et puudub igasugune vajadus seda hakata pesema. Ja see filee on täiesti puhas, kutsutakse teda liblikaks ja nüüd on see koht, mida üldse väga vähesed kalategijad inimesed teavad. Et aug on ju väga hea kala, on ju. Aga augil on üks viga. Augil on 144 harkluud, mis segavad nagu augi söömist, tahavad kurku minna kogu aeg. Aga tegelikult on nendest hästi lihtne vabaneda, et kõik need harkluud on umbes poole sentimeetrise lihakihi sees. Ja kui teada, kus kohas need luud on ja mis nurga all, siis saab selle liha lihtsalt välja lõigata sealt. Et nüüd on see, et kui võtta see kalafilee pikalt ette, siis tal on see lahkjoon siin. Sellest lahkjoonest selja poole 45 kraadi. Ja teeme sellise pikka lõike peaaegu nahani. Kuulete, noa ots käib kõr mööda neid luu otsi. Näete need valged täpid? Need luu otsa täpid, et ka teist poolt neid samamoodi 45 kraadi nurga all peaaegu nahani pikk lõige. Ja nüüd lõikame lihtsalt füüsiliselt selle naha pealt selle riba ära ja kõik need luud on nüüd siin sees ja siin ei ole ühtegi luud enam. Ja kui see oskuslikult ära paneerida, ära praadida, keegi ei saa isegi aru, et siit on vahepealt midagi ära võetud. Aga süüa võib nüüd juba julgelt, sest luid siin sees ei ole. Et hästi lihtne. Ma näitan hästi lihtsa mooduse, kuidas kala ei ole üldse keeruline väikesteks kuubikuteks lõigata. Nii. Ja nüüd kui võtame selle filee ja lõikame ta jälle peaaegu nahani sellisteks piigiribadeks siit.